Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere päevast, head kuulajad, käes on 25. oktoobri digitund ja teiega on eetris Henrik Roonemaa ja Ants Lõugas ja tegelikult on üks inimene meie saates veel, aga ta tuleb hiljem. Me räägime tänases saates kõigepealt muidugi sellest, et eelmisel nädalal maailma suurim elektroonika hiid Apple esitles oma uusi sülearvuteid ja mitte lihtsalt uusi arvuteid, vaid tegelikult täiesti uuel tasemel tegutsevaid kiipe, mis nendel arvutitel jõudu annavad ja püüame siis korraks aru saada, kas see on tõesti nii suur muudatus, nagu see kõlab või ei ole ja sellega me siis alguses alustame. Me räägime ka Windows 11 taaskord, nüüd on meil isiklikud kogemused, mis minul ja ma saan rääkida, kuidas ma selle kasutusele võtsin ja siis mõne päeva pärast kasutuselt eemaldasin ja miks. Ja kindlasti räägime veel ka külalisega, kelleks on tänases saates Telia turbevaldkonna juht Aigar Käis ja Aigarilt küsime, mis värk nende petukõnedega on, miks inimesi siis kätte ei saa, kes helistavad teistele petavad raha välja ja tegelikult ka natuke laiemalt, et mida tema kui turvajuht näeb, mis kõige sellised nutikamad rünnakud tänapäeval on ja kuidas ennast enda vastu kaitsta. Digitund. No nii, hakkame siis digitunniga peale ja pöördume tagasi eelmise nädala esmaspäeva, sest just oli esmaspäeval, jah, oli küll, eelmisel esmaspäeval siis Apple tõi välja oma selle sügise oodatud uue arvutiseeria ja tegu on siis uute versioonidega vanast heast MacBook Prost. Tegelikult on seal kahte sorti tooteid, nii heliseadmeid kui ka arvuteid ja võib-olla me äkki libiseme üle nendest heliseadmetest, sest seal on ka üht-teist huvitavat, aga see ei ole nii pikk jutt. Et mis oli märkimisväärne, et uued juhtmavad kõrvaklapid, AirPodsid tulid välja, mis on sellised veidrad tooted, mida mina kellelgi osta küll ei soovitaks. Oota, need on ju kõige levinumad Apple'i kõrvaklapid, need valged asjad, mis käivad kõrva ja siis varret turitavad välja ja sina nüüd tuled Eesti kõige populaarsema tehnoloogia saate ja podcasti juhti ja ütled, et sa ei soovita neid osta. Ma arvan, sa võlgned praegu Eesti rahvale selgituse. Ühesõnaga AirPods 3 on siis kolmanda põlvkonna AirPodid on need, mis tulid välja ja sisaldavad tegelikult päris palju nutikat tehnoloogiat kõrvas, alates ruumilisemast helist, mitte lihtsalt stereo, vaid väga head asjad. Väga head asjad. Aga miks ma siis ütlen, et maksavad siis on, sa vaatasid vist nende eurodes hinna järgi, need on siis nüüd 190 eurot. Ma vaatasin Eesti poodidest, jah, ma ei tea, kas see on nüüd siis eriti varajaste tellijate hind praegu või mitte, igatahes 199 eurot on nad täna, AirPods 3 on siis nende nimi, on nad täitsa olemas hinnakirjades. Jah, ja sul on sellega mingi probleem, ma saan aru. Probleem on ainult selles, et tegelikult need lähenevad oma nii-öelda hinnalt juba järgmise taseme klappidele, milleks on AirPods Pro, mis on nagu igat pidi mõistlikum ost. Mina just ostsin muide AirPods Pro, nii et me võime sellest rääkida. Ärme lähe sinna sülearvutite juurde veel, laseme inimestel, las nad kannatavad, kuni me kaks räägime kõrvaklappidest. Just, ja mis on AirPods Pro, ütleme suurim selline toote disaini mõttes erinevus, seal on kummist otsikud. Tänapäeva maailmas kummist otsikud on väga tähtsad. Ja väga kallid, nagu ma arvan. No mis see teeb? Mingisugune üle 50 euro on küll need kummist otsikud väärteks. Oota, aga räägime, mis see hinnavahe on, need uued AirPodsid, mis on umbes nagu need eelmised AirPodsid, aga lühema varrega ja mõningate tehnoloogiliste uuenduste ja parema akuga maksavad 199 eurot. Neil ei ole mürasummutust, aktiivset mürasummutust ja neil ei ole mingi asi veel puudu, eks, mis oli neil ei ole sellist ja need kummiotsikud, eks ole, on puudu, et ühesõnaga nende nagu müra sinu kõrvade nagu sulgemisvõime ja müra eemaldamise võime on kõvasti kehvem kui AirPods Pro klappidel, mis maksavad kui palju? AirPods Pro maksab nüüd Eestis 240. Okei, nii et see hinnavahe on ja AirPods Pro miskipärast on hind on kõvasti alla toodud.
hind on mitmekümne euro võrra kukkunud viimasel ajal. Asi on sellest, tegelikult on 2019 aasta toode ja see on väga hea asi, sest et ta hind on alla tulnud, aga tehnoloogilt ta on ikkagi, ma ütleks, et ta on sama hea või paremgi kui paljud teised müra summutuvad klapid, sest ta teeb oma tööd lihtsalt hästi. Ja 2 režiimi on, et sa lased nagu heli sisse kui ka summutad müra. Kummiotsikud tähendavad, et on universaalselt erinevatele kõrvadele sobivad, mis on võib-olla nende uute AirPodside suurim selline küsimärk, et sa võid poes proovima, kas su kõrvast need püsivad ja kukuvad välja. Ehk siis ma arvan, et see kõik muutub. Kui ma pean midagi ennustama, siis varsti tuleb uus AirPods Pro põlvkond, mis on senisest kallim, siis see hinna vahel loksub jälle paika. Aga praegusel hetkel need uued AirPodsid on liiga kallid. Ja, või siis need AirPods Prod on liiga odavad, et kummast otsast nagu vaatad, ma olen põhimõtteliselt nõus sinuga, et kui sa kulutad 200 eurot, siis arvestades tänapäeva elu kallidust ja kui lihtne on kulutada veel 40 eurot ükskõik kus mujal. Üks taksosõit reede õhtul kesklinna piires on peaaegu 10 eurot muide, ma avastasin. Sest on paindlik hinnastamine. Siis see hinnavahe on tõesti väike ja see, et sa saad juurde aktiivse müra summutuse, kui sa vähegi need näiteks tänaval või lennukis kasutad, see on öö ja päeva vahe. Et selles mõttes ma olen sinuga nõus. Ja isegi kui tuleb AirPods, ma võib-olla kõik ootasid seda, et tuleb ka uus Pro, sest see Pro on ikkagi ongi paar aastat vana on ju. Kuna ei tulnud, ma ei tea, kas siis poed lasid igaks juks hinda alla või on see mingi Apple'i poliitika seal vahel, et miks see hinna vahe nüüd nii väike on, aga uut Prod, ega nüüd homme ka neid välja ei too ju, sellepärast, et Apple'i üritused selleks sügiseks, nii palju kui meie teame vähemasti on nagu läbi, midagi suurt neid praegu ei oodata. Ei usu, et enne jõule need turule ei jõua, ma ei usu küll. Jah, või siis äkki tuuakse järgmisel kevadel või üldse järgmisel sügisel koos iPhone'idega, ei tea, igatahes mina just ostsin need Prodi, ostsin sellepärast, et hind oli alla läinud ja ma kasutan pidevalt neid tänaval podcastide kuulamiseks ja minu jaoks see müra summutus oli väga tähtis, sest ma avastasin, et ma eelmise klappe pidin ma väga kõvasti kogu aeg keerama, see ei ole nagu kõrvale ilmselt väga hea, aga mida ma veel tahtsin julgustuseks öelda, et mina olen oma iPhone'idega kasutanud küll igasuguste firmade juhtmevabasid kõrvaklappe. Olen Apple'i omasid ja Samsungi omasid ja Jabra omasid ja Sony omasid ja kõik töötavad veatult, et ärge laske Apple'ile endale pähe istutada seda mõtet, et iPhone'iga peab kindlasti kasutama just nimelt Apple'i klappe, et see on kuidagi eriliselt parem. Igapäeva kasutuses ei ole praktiliselt mitte mingit vahet. Et ainuke asi on see, et kui sul on teise firma klapid, siis sa pead nende äppist vaatama, palju klappidel akut järgi on. See on ainuke erinevus, mida mina suudaks nagu esile tuua ja konkurents on hästi suur, seal on häid klappe ongi kõigil. Samsungil on väga head Galaxy Buds Prod ja igasugused muud ja võib täitsa julgelt nagu turul ringi vaadata, et ei pea nende Apple'i valgete vartega käima. Kuule, aga mulle tundub, et rahvas varsti läheb juba nagu vihaseks tänavatel, et miks te ei ütle meile, mis on uue MacBook Pro siis õiglane hinnang? Aga teeme pausi ära ja siis ütleme. Yeah. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja räägime nüüd uutest Apple MacBook Pro arvutitest, mille Apple eelmine nädal välja tõi. Ja tegu on mõnes mõttes, igas mõttes võib-olla uute arvutitega, sellepärast, et nii see riistvara sees, mis teeb arvutusi, see kiip on uus põlvkond ja tegelikult näevad need arvutid välja ka uute võimalustega siis oma füüsilise korpuse ja võimaluste poole pealt. Võib-olla alustakski äkki kõigepealt sellest füüsilisest poolest, mida siis need nii-öelda, mis on selles toote disainis, et esiteks on siis see ekraan kasutab ikkagi palju paremini ära seda arvuti suurust, ehk siis uute Macide ekraani suurused on nüüd, kui ma õigesti ette kerin, on 14 ja 16 tolli ja seejuures nende ekraan ulatub, kes on varasemad Maci näinud, see teab, et ekraani ümber on selline must serv alati, kust on okei võib-olla kinni võtta, näeb võib-olla sõrmejälg, aga seal ei ole nagu ekraani sisu, sest nüüd on ikkagi see uus ekraan rohkem servast servani. Ja üleval servas on kuulus kulm,
sülearvutitel on tekkinud kulm, umbes nagu iPhone'il on, eks see keskel on selline must väikene ribakene või osa ülaservast, kus ei ole ekraani, kus on veebikaamerad ja muud asjad sees, aga need ekraanid on niimoodi tehtud, et sinna üles ulatub ainult Apple'i enda menüüriba, ehk et kui sa näiteks filmi vaatad, siis ei ole nii, et sul on filmis auk sees, vaid kogu pilditegevus toimub sellest kulmust allpool ja see Mac'idel ülariba, kus on menüüd ja muud sellised asjad, ainult see ulatub sinna siis üles. Ja muidugi ma ise ei ole näinud. Interneti kohe väga palju taustapilte, mis on nii-öelda, et taustapildi ülemine serv on must, ehk siis see nagu must riba kaob sinna ära, aga ütleme nii, et eks ta natuke annab ruumi juurde tõesti selle kaamera külje pealt siis. Aga ka ekraanid on tegelikult uue siis mini-LED tehnoloogiaga, mis on peaks olema erakordselt hea lihtsalt kvaliteetse pildiga ja sisaldama ka siis sellist seda vahelduvat hertsisagedust, kiirust, mis on ka tuntud nende nutiseadmetest, kus on teatud olukordades on see herts siis kuni 120. Kui on just 120 ja vahepeal siis mini-LED ekraanid jah, ja see on mõttes täiesti uus ekraanitehnoloogia, mida on ju ka tükk aega oodatud ja üldse tegelikult on ju üle 5-6 aasta tegemist nüüd esimese korraga, kui Apple oma sülearvutite disaini kui sellist üldse muudab ja me võime olla suhteliselt kindlad, et kui seal mingit eriti suurt katastroofi nendega ei ilmne, siis järgmised, ma ei tea, 5-6 aastat kindlasti ongi Apple'i sülearvutid täpselt sellised. Ja põhiliselt, mis nad siis nagu need arvutite kohta öeldi, et nad miski pärast tõesti kuulasid oma klienti seekord. Keegi ei saa aru, miks ja kuidas see niimoodi läks, et nad ei teinudki jälle õhemaid arvuteid, kus on porte ära võetud ja selliseid iluasjakesi, vaid et nüüd üle väga pikkade aastate on Apple'i sülearvutid, Pro sülearvutid, tõesti Pro. Nad on läinud suuremaks ja raskemaks muide, võrreldes eelmiste põlvkondadega. Mitte palju, aga seal paarsada grammi on kaalu juures, nii 14 tollisel kui 16 tollisel. Ja suurus on enam-vähem sama, et seal millimeetritega võib mängida. Ja muidugi, kui sa vaatad külje pealt, siis sinna mahub ära päris hulga porte. Jah. Et mingil põhjusel ongi, et kui Apple'il oli aastaid, eks ole, oli taktika, et nad korjasid kõik sülearvuti pealt ära, mis vähegi oli võimalik korjata, siis nüüd on seal Prodel tagasi on MagSafe laadija, mis on see siis, mis tuleb magnetiga arvuti küljest plõksti lahti, kui keegi komistab laadija juhtmesse. On 3 USB-C porti ja on mälukaardi lugeja, mida enam mitte keegi ei oodanud, et Apple'i arvutitesse üldse kunagi tagasi tuleb ja tuli. Väike oluline muudatus kõrvaklapi. Ja ka HDMI muide. Ja HDMI ka just, et põhimõtteliselt saab elada peaaegu selle dongli vaba elu. Kui sa tahad arvutiga esitlust teha, pista projektori HDMI otse arvuti külge, ei ole mingit vahejubinat vaja, mälukaardi lugemiseks ei ole vaja, ainuke, kus sul on vaja, on see, kui sa tahad juhtmega võrku. Aga seda on palju loota, sellepärast, et see juhtmega võrk ka ei mahu arvuti korpuse peale ära. Küll oleks nad võinud selle panna, nii nagu neil laual arvutitel on tehtud, nad oleks võinud selle panna laadija selle klotsi külge. Ja lauaarvutitel on niimoodi, et seal on ruumi küll. Mingil põhjusel nad seda ei teinud. Aga kõik muud asjad on, kadunud on see kurikuulus touchbar, ehk see pisike ekraaniriba klaviatuuri ülaosas, millega keegi midagi peale ei osanud hakata. Ja täiesti peale vaadates ja ka sisse vaadates on tegemist väga profiklassi masinatega, mis kui me hakkame nüüd jõudlusest rääkima, et see lööb pikali praktiliselt kõik konkurendid, keda üldse ette saab kujutada. Meenutame, et eelmine sügis tuli välja M1 uus arhitektuur, mis on siin mobiiltelefonidel pärit protsessor arhitektuur jõudis sülearvutitesse, mille eripära oli see, et väga palju jõudlust pakuti väga vähese energiatarbega. Ja tänu sellele sisuliselt arvuti aku kestis 2 korda rohkem, aga samas ka jõudlus oli ületas teisi turul olevad masinaid enamikku väga palju. Siis nüüd uus M1-le järgnev M1X on see M1 Pro ja M1 Max 2 protsessorit. Pro ja Max, et Pro juba ise, mis on siis nagu nii-öelda uutest, see pisut nõrgem, ületab eelmise aasta oma jõudluselt 70%. Ja siis see Max veel rohkem, eks, et ja see juures väga huvitav, mis kõige põnevam võrdlus oli võib-olla, mis esitlusest välja toodi.
kuhu tuleb muidugi suhtuda kriitiliselt, sest muidugi võrreldab igaüks teeb soodsaid võrdlusi, aga mis on oluline selle uue arhitektuuri juures, et kui on teisigi väga võimsaid sülearvuteid siis Inteli arhitektuuril, siis need suudavad oma täit võimsust kasutada ära siis, kui on juhe seinas. Eks sa tassid selle sülearvuti kaasa, paned juhtme seina ja siis kasutad seda võimsust. Ja akul piiratakse seda protsessori võimsust, siis see M1 arhitektuur nüüd Pro ja Maxi peal ikkagi suudab ka aku pealt kasutada ära kõiki neid tuumasid, nii graafika ja ka võimsaid 10 tuumalist CPU-d, mis on siis 10 võimstuumaga. Ja mis on veel on täiesti nagu must hobune praegu, on graafika võimsus ehk Apple ise näitas selliseid graafikuid seal, mille kohaselt nende sülearvutite graafikakaardid on vaata et sama võimsad kui täna võimsate mänguri sülearvutite sees, mis ja tarbivad samal ajal umbes poole vähem voolu. Ehk no mis on praktiliselt võimatu saavutus, ma ütleks, kui arvestada, kuivõrd konkurentsitihe see graafikakaartide valdkond on ja kuidas neid ei ole üldse saada, sest Bitcoini kaevandajad on kõik ära ostnud. Ja see on nüüd selline mitme otsaga asi, et me ei tea täna, milliseid teste täna nagu täpselt Apple jooksutas ja kuidas nad reaalmaailmas käituvad, sest neid masinaid ei ole veel, need hinnanguid ei ole avaldatud veel. Ja teiseks me ei tea, et kas näiteks mingil põhjusel mängutööstus peaks nüüd hakkama Apple'ile uuesti tähelepanu pöörama, sest see võimsus võib seal ju olla või mitte olla, aga enamikku mänge kaasaksitest väga popidest mängudest Apple'ile ju ei tehta. Et kas see muudab nagu olukorda või kas see muudab, ma ei tea, arhitektide 3D kunstnike tööd MacBookidega lihtsamaks mingil määral kindlasti, aga see on nüüd veel küsimus, mis on nagu õhus. No jah, mis esimesena kohe kindlasti vaatab vastu kogu sellest kasutusotstarbest ja jõudlusest on nagu filmitööstus, mis nendest uudest arvutitest väga palju võidab, on ju, et sul on võimalik nii-öelda renderdada materjali väga kiiresti, sul on võimalik nüüd lisada rohkem ekraane sülearvuti taha ja seda kõike teha üsnagi nagu mobiilselt. Et kas meil, see oleks suur samm, kui ütleme rohkem mänge hakkaks tulema M1 peale ja mängurid ostaks neid, ma arvan, et ei osta, mänguritele ei meeldi, et sa ostad ühe kasti, mida sa ei saa muuta ja mille hind on, jõuame arvutite hindadeni juurde ka, siis hinnad hakkavad Eestis 2200-st 2250 on siis 14-toline MacBook Pro ja kuhu nad välja jõuavad? No paar korda kõrgemale kindlasti jah, sõltub konfiguratsioonist, aga seal nüüd saab lisada ju kuni 64 gigabaiti mälu sõltuvalt arvutimudelist ja protsessorist, kuni 8 terabaiti salvestusruumi on ju. Et see kõik maksab ja ma isegi, need ei ole kindlasti kuidagi nagu odavad arvutideks, et ka 14 oli see Pro eest 2249 alates. Ei ole vähe, aga oleks võinud ette kujutada ka hullemat. Rahaväärtus tänapäeval on nagu on, eks. Ja see masin jääb sulle aastateks. Just ja ma isegi nägin ühte päris head võrdlust aastast 2001 inflatsiooniga kohendatud toonane Apple'i, mis oli Titanium MacBook PowerBook tuli välja, et tegelikult tänapäeva arvutid, see ei ole üldse kallis hind, et on palju kallimad arvutid olnud ja üldine trend, kui palju jõudlust sa saad nii-öelda dollari või euro kohta on, et sa saad rohkem kui et vähem. Aga nad on ikkagi tõesti, selle mõttes tundub, et see on väga täpselt öeldud, nad on väga pro masinad, ehk siis eri nõudlustega kasutaja, kellel on vaja seda jõudlust. Ja muide, see kõik, minul on MacBook Air selle M1 protsessoriga ja ma olen siin pikalt mõelnud, kas ma vahetan selle välja või mitte ja nüüd praegu sellele rivistusele otsa vaadates ma ütlen, et ei vaheta. Ja pealegi veel ma ütlen, et enamik inimesi, kes meie saadet kuulavad ja kes vajavad endale sülearvutid, peaksid täna mitte minema ja ostma selle 2249 eurose MacBook Pro, vaid peaksid minema ja ostma 1000 eurose MacBook Air M1. Sest see arvutite hinnavahe on rohkem kui üle 2-kordne hinnavahe, aga see Air M1 on selle hinna eest üle mõistuse hea arvuti, ta ei mitte kusagil nagu tavaolukordades, tavatöös, kui sa ei tegele
mingisuguse audiovisuaalse asjaga või sa ei ole näiteks programmeerija, kes vajab kompileerimiseks seda võimsust. See ERM1 on üle mõistuse hea arvuti. Aku kestab igavesti, ta ei kaalu mitte midagi, täis passiivne ja 1000 euroga saada selline arvuti, et see seda enam mulle tundub, et see pakkumine on väga-väga hea ja küllap Apple toob välja uue Airi võib-olla järgmisel aastal, sest nad vajavad sinna umbes 1000 euro klassi mingisugust masinat, mis et kõik inimesed ei osta, eks ole, seda üle 2000 eurost Prod, et nad vajavad tudengimasinat ja sellist tavainimese kontoritöötaja masinat. Ja mina hoian oma Airist igatahes praegu kinni ja vahetama ei lähe. Ja mina olen sinuga väga nõus ja ma olen nii nõus sinuga, et ma ei usu, et tuleb uus Air välja, sest praegu on lihtsalt nii hea isegi. Ja see võib jääda veel kusjuures aastateks või nad võivad natukene seal sees midagi kruttida, et võib-olla protsessorid kiiremaks, aga täna reaalselt ega selle jaoks mingit vajadust nagu ei ole. Ja viimaseks, mis ma tahtsin veel öelda, huvitav on see, et vähemasti numbrite järgi on uute arvutite aku kestvus natuke kehvem. Ma ei saa sellest täpselt aru, et kus see tuleb ja miks see niimoodi on. Sest näiteks praegune MacBook Pro M1 protsessoriga Wi-Fi surfamine kuni 17 tundi, uus öeldakse ainult kuni 11. Ja MacBook Pro siis 15-tolline on, see on küll vana arhitektuuri peal, et seal on 10 tundi Wi-Fi surfamist, aga selles uues 16-tollises on kuni 14 tundi, mis on ka vähem kui tänases 13-tollises. Et see on nüüd asi, mida kui testid hakkavad välja tulema, kus ma kindlasti vaataks, et mis need reaalelu numbrid siis teevad. See on huvitav jah, sellepärast, et teoorias peaks kasutama neid väga säästlikke tuumasid selleks, et teha lihtsamaid töid, et surfata, et kas siis on ekraan, kas siis on midagi muud, mis seal võtab rohkem, et see on huvitav ja hoiame silma peal kindlasti. Aga nüüd on meil aeg minna pausile ja pärast pausi räägime edasi turvalisusest ja kuidas selleni jõuda. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja meil on nüüd stuudios Telia, kuidas on õigesti öelda, Telia turbevaldkonna juht Aigar Käis. Tere Aigar! Tervist! Üks põhjus on see, et kogu Euroopa tähistab küberturvalisuse kuud, on see, miks sa siin oled, meie ei taha ka vaadata, kuidas rong meist mööda sõidab ja räägime ka sellel teemal, aga tegelikult muidugi põhjus on see, et Aigar, sina töötad Telias sellisel kohal, et sa oled kursis ja pead olema kursis igasuguste uuendustega, mida mõtlevad välja need, kes tahavad mis nad ikka tahavad, kes tahavad meie raha varastada, kes tahavad siis ütleme seaduste ja reeglite vastaselt igasugu asju teha. Sina pead olema kursis ja tead viimaseid selliseid asju, mis on võib-olla sinu orbiidile jõudnud sellest, kuidas siis meie turvalisust püütakse murda. Ütle, kui palju sa üldse igapäevaselt, ma ei tea, kas sa saad öelda, palju Telia tegeleb sellega, et oma klientide siis andmeid ja raha hoida turvalisena? Telia tegeleb igapäevaselt ja väga tihedalt sellega, et ütleme üks statistika, mis meil on hiljutine, et nädalas me blokeerime kuskil 20 miljonit erinevat pahavaratunnustega rünnakud nii-öelda, et olgu need siis e-mailid või klientide pöördumised sellistele saitidele, kus serveeritakse pahavara ja nii edasi, et seda on ikka see on siis palju. Nagu kogu Telia kogu Telia Eesti maailmas. Ja et 20 miljonit, see on see peab olema, ütleme, mida kasutavad ründajad, nad kasutavad tarkvara, nad automatiseerivad oma rünnakud, on ju, et meil ei ole 20 miljonit kurjategijat. Võib-olla on ka tegelikult, ma ei tea, kas Aigar see arv oleks umbes teada, et mitu inimest maailmas tegeleb sellise põneva tegevusega? Mul pole isegi aimu, aga eks see ole koondunud, kui me vaatame neid, kes siis tegelevad rünnakutega, eks need on koondunud mingite gruppide kätte, ATP-de kätte, et need on erinevad nummerdatud, osad on väidetavalt sponsoreeritud riikide poolt, osad on ajendatud lihtsalt kasu saamise eesmärgil, eks ju. Eks neid inimesi ole, aga see, kui me räägime, et sellel aastal või eelmisel aastal oli kogu küberkuritegevuse
kahju maailmas $6 triljonit, eks ju, et noh, kuidagi see raha peab liikuma, seal peab inimesi taga olema, eks ju, et noh. Ma võin teile muide esitada Viktoriini küsimuse, mul on siin guugeldamisnäpud, teil vist ei ole, õnneks ma loodan. Mitu inimest on üle maailma vangis? No alustame, mitu inimest on üle maailma olemas, viimane number on 8 miljardit. Ma arvan, et vangis on neist. No miljon oleks ilmselge understatement, ma arvan. 100 miljonit. Jah, Aigar, kuhu pakud? 50 miljonit. Te olete ikkagi oma ametite ohvrid, 10 miljonit kõigest on üle maailma. USA-s on elaniku kohta kõige rohkem või siis nende 100 või 1000 elaniku kohta, aga 10,5 oli see aastal 2016, vahepeal äkki on mõni juurde pandud, aga suurusjärk on, ma arvan, sama. Aga see seletab ka küberkuritegevuse suurt taset, kuna need, kes vangis on, nemad ei saa ju. ja siis me võime hinnata, et palju vabaduses on. Mõtle, kui vanglas on hea internet, eks ju, mis neil seal muud ikka teha, kui saata laiali kirju, et mul on siin üks šokolaadis Bitcoin osta ära. Kuule, ma tahtsin just selle küsida, ma viimasel nädala jooksul olen näinud vist üha rohkem kõiksugu teenusepakkuda, e-poodides olen näinud ka juba neid silte, et ettevaatust, viimasel ajal on sagenenud petukõned ja teated meie nimel, olge ettevaatlikud. Ühest küljest ma ei usu seda, ma arvan, et kogu aeg on see petukõned väga palju, nüüd on sellest nagu inimesi hoiatatud. Aga mis sinu arusaamise järgi selle tegevuse taga on, et helistatakse näiteks, ma ei tea, Telia nimel, pakutakse suurepärast võimalust või palutakse raha üle kanda. Ja mis siis juhtub? Inimesed kannavadki või? Ja kannavadki, et Eestis on RIA ka teinud väga head statistikat selle kohta, palju siin on raha läinud, et ikka märkisväärselt summad tegelikult. Et ma ütleks, et see ainult kübermaailma osana, aga pettuste arv üleüldiselt on kasvanud, olgu siis see kas läbi küberkanalite või tehnoloogiliste kanalite või siis minnakse kellegi juurde rääkima lihtsalt, et müü oma korter ära mulle selles hinna eest või midagi taolist, eks. Et pettused üleüldse on tõusuteel. Aga kahjuks jah, et ütleme see koht, kus mina töötan, mina näen rohkem sellist küberõnnetusi nii-öelda. Aga ütleme, üks tihti küsimus, mis esile tuleb nende juhtumitega, kus inimesi siis telefoni teel või saadetakse SMS-i petu sisuga. Küsimus, et kas seda kuidagi siis nagu kätte ei saa neid, kes saadavad, et need, kes helistavad või need, kes saadavad, et kas telekomil ei ole võimalust põhimõtteliselt siis, mis ilus eestikeelne sõna on, nagu välja juurida, kust kohast see pärineb, kust need petukõned tulevad? Jah, see on selline natuke laiem teema, sest et telekomi võrk üle maailma on üks selline suur omavahel ühendatud võrkude kogumik. Ja kui me räägime Eestis toimunud kõnedes, siis peaaegu mitte kunagi ei ole ükski selline kõne algatatud Eestis sees. Et kui ta oleks algatatud Eesti sees mõne operaatori kliendi juurest, siis seda oleks väga lihtne tuvastada. Aga kui see läbi mitme telekomi operaatori kuskilt maailma teisest otsast tuleb ja vahepeal on 10 sammu, eks ju, läbi erinevate telekomi operaatorite, siis meie näeme ainult operaatorina, et see petukõne tuli sisse meile od sealt, aga seal meie piir ka lõpeb. Ja tegelikult te siis nagu näete oma valdkonna, oma riigi piires. Natuke kaugemale ka, sest mobiiltelefonide kliendid käivad ringi ja nii edasi, aga üldjuhul peaaegu 100% kõik sellised petukõned, SMS-id tulevad kusagilt kolmandatest riikidest läbi mitme vahendaja, mida on väga raske jälitada ka jõustruktuuridel ikkagi. Et see eeldab nagu kõikide nende riikide telkode ja politseid ikkagi koostööd, et lõpuks jälile jõuda, et kus kuuri all see tegelane neid asju siis teeb, eks. Kas see pole üks paradoks, et tänapäeval käid internetis, surfad lehekülgedel, kasutad teenuseid ja sinust maha selline jälg kogu aeg, mida siis, ma ei tea, reklaamitööstus iganes kasutab, et inimesed ütlevad, privaatsus on surnud. Aga kui sa hakkad petukõnesid tegema, siis on privaatsust päris palju ja sind on päris raske kätte saada. Eks kuna keegi ütles, et rünnakud lähevad järjest paremaks, nad ei lähe kunagi halvemaks, eks, et alati proovitakse ja meie proovime ja kõik teised proovivad neid
neid ohjata, panna paika uusi piiranguid, et taolisi asju juhtuks, aga jälle leitakse viise, leitakse nõrkusi tehnoloogias, mis taolisi asju võimaldavad, on ju, et jah, et see on selline pidev võidujooks. Mis sinu, ütleme, sellisel töölaual veel on või silma jäänud, kui sa vaatad neid just seda, kuidas siis ründajad oma meetodeid uuendavad või milliseid erakordsemaid rünnakuid on läbi viidud? No otseselt mitte minu töölaual, aga siin nädala alguses oli üks hea uudis, kuidas Araabia Ühendemiraatide firmast varastati ära $35 miljonit. Ja mis oli ka mõnes mõttes petukõne, aga kus kasutati tehisintellekti jäljendamaks ettevõtte juhi häält, et autoriseerida rahaülekandeid. Et see on nagu juba järgmine level sellistes petukõnede maailmas või ütleb pettuste maailmas. Ma tahaks öelda, et pettused, kui ma enne ütlesin, on väga paljudes kanalites, et sa pead ise suutma neid ära tunda. Selle koha peal see Eesti ID-kaardi ja kogu see meie digitaalse identiteedi süsteem, kas see aitab või käivad ettevõtetes ikka asjad nii, et keegi helistab ja ütleb, kuule, kanna raha üle? Ma arvan, pigem isegi käivad vist. No Eestis on ka ju tegelikult juhtumeid olnud, kus on taolisi asju olnud, eks ju, eriti just ma arvan, et Eestis siseselt pigem mitte, pigem kui sul on äripartner kusagil, ongi kuskil kolmandas riigis, eks ju, sa oled leidnud hea koha, kus oma ma ei tea, jalanõusid jäätist toota, eks ju, ja sa pead selle äripartneriga suhtlema, tarnetest maksma ja erinevat infot vahetama. Ja sul pole aimugi, mis seisus selle tegelase turvalisus võib olla, on ju, kes tema võrgus sees istub, kes jälgib neid, kuidas arved ja asjad liiguvad ja mingi hetk ongi lihtsalt sinu makse on kusagil, kus ta ei peaks olema. Selge, meil on aeg teha siia lühike paus ja siis räägime kohe edasi. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja meil on külas Aigar Käis Teliast ja räägime temaga sellest, kuidas turvaliselt hakkama saada internetis ja kuidas tegelikult on igavene kassihiire mäng see, et turvame küll oma võrke, aga vastaspool ka mõtleb kogu aeg uusi lahendusi välja. Kuule, viimasel ajal on olnud päris palju teateid sellistest kuidagi eriti mastaapsetest ülevõtmistest ja häkkidest. Viimati mulle meenub, oli mõni aeg tagasi oli selline populaarne mängustriimimise sait nagu Twitch ja ma ei tea, kas sa kuulsid sellest Aigar, mis Twitchiga juhtus? Ja see oli väga, väga õnnetu lugu jah neil. Et Twitchi murti sisse, varastati ära kogu nende platvormi lähtekood, lisaks veel hunnik andmeid, mis sisaldas, mis esinejatele palju makstud on ja ütleme väga, väga õnnetu seis Twitchi jaoks. Aga mis selle asja huvitavaks teeb, siis selle asja või selle sissemurdmise võimaldas konfiguratsiooni viga, mis leiti ründajate poolt koheselt üles, kasutati ära ja joosti kogu Twitchi nii-öelda varaga minema. Ehk siis mitte, et oleks seal mingisugune nagu, ma ei tea, haavatavuse bugi, aga valesti seadistatud põhimõtteliselt on võib-olla sinu tarkvara platvorm ja sellega sa avad ennast siis ja ütled, sa teed näiteks muudatusi kuskil, aga tekib näpukas on ju ja ma ei tea muidugi, mis seal tehniliselt päris lõpuni juhtus, aga teoreetiliselt võib öelda, et näiteks mingi vale tulemüüri reegel tehti või tehti mõni kataloog suuremate õiguste lahti, kui oleks pidanud või neid võimalusi võib olla hästi palju, eks ju. Aga põhimõte on see, et need vead, mis sa teed, need leitakse väga-väga kiiresti üles ja kasutatakse ära, et meil oli ka siin tegelikult ühe kliendiga taoline näide, kui tuli välja Microsofti Exchange'i viimane suurem turvaauk, kus klient oli omal planeerinud paikamise õhtuks, aga enne seda jõuti juba tegelikult serverisse sisse murda. Et isegi üks päev ei ole sul tänases maailmas piisav, et oma süsteeme piisavalt
et piisavalt kiiresti uuendada, eks, et see ajaaken on ikka väga lühikeseks tõmmatud erinevate vigade puhul. Aga teistpidi sa ei saa keset nagu tööpäeva võtta inimeste e-posti serverit maha. See ei ole ka mõeldav või on? No siin on jälle valik, et kas me teeme selle kohe ära, inimesed joovad tunnikese kohvi, eks ju, või siis mõtleme või siis eksisteerib variant, et inimesed joovad terve järgmised 2 päeva või 2 nädalat kohvi, seni kuni süsteemi taastatakse, eks ju. Ma just lugesin täpselt sama, tuli välja nüüd hiljuti Riia ülevaade ka samasest asjadest, kus viimases kvartalis oli üks Confluence'is oli üks turvaviga, mis on selline väga laialdaselt levinud nagu selline Wikipedia taoline teenus ettevõtetel ja puudutas neid, kes siis seda Confluence'i kasutavad mitte pilves, vaid oma serverites ja see ka hirmus kiiresti, kui viga leiti, siis hakati seda ära kasutama, et nagu sa ütlesid, et kes vähegi lükkas edasi seda paikamist, siis kui ma nüüd õigesti ei eksi, siis kui ma ei eksi, siis Riia väitis, et ka mitmes Eesti riigiasutuse Confluence'i olevat siis sisse pääsetud, nii et aga mis see siis tähendab, et kui ma ei tea, paikamine tuleb teha mitte kunagi Windowsil on Patch Tuesday, vaid see siis iga päevane paikamine. Pigem tuleks enda kõigepealt oma süsteemid üles ehitada sellised, mis võimaldaksid nii-öelda on time paikamist, et nad maas ei oleks sellel ajal, et teenus maas ei oleks, eks, et sa saad osad serverid ära paigata, teenused üle valida, teised, eks ju, ja nii edasi. Ja muidugi tuleb oma perimeetrit ja oma teenuseid, kus iganes ne oleks, eks ju, pilves, sinu keldris, kodus, vanaema juures, neid tuleb kogu aeg monitoorida, et mis sealt näha on, sealt võib välja tulla näiteks, et ongi juhtub, eks näpukaid juhtub, et on kuskil mingid valed reeglid või vananenud tarkvara või taoline asi. Et oluline on kogu aeg dünaamilist ülevaadet omada, mis sul toimub, et sa saaksid proaktiivselt tegutseda, parandada tarkvara, ma ei tea, ja nii edasi, eks. Kui sul ei lähe just nii nagu Facebookiga, kes tal oli ka seadistusviga oli ja siis sellest tuli selline auk, et nad ei saanud ise ka ligi seda parandama, eks. Ja Facebook korraldas ise endale ja paljudele maailmas korraliku teenustõkestusrõnge, et konfiguratsiooni vead, et siis muutusid nende nimeserverid kättesaamatuks, mis põhimõtteliselt viis olukorrani, kus Facebook ja tema teenused ei olnud kättesaadavad klientidele ja mis kõige iroonilisem on, Facebook ei olnud ka ise endale kättesaadav, sest Facebook on oma süsteemid üles ehitanud niimoodi, et nad kasutavad iseenda süsteeme. Et Twitteris olid pildid, kuidas Facebooki töötades on kontorisse sisse, sest uksekaardi lugejad ei toiminud, sest nemad ka ei saanud nimeserverit kätte, eks, et see oli tohutu tohuvabohu, mis seal toimus. Ja lisaks, kuna Facebook polnud kättesaadav, siis kõik rakendused ka nii-öelda mobiilimaailmas, mis kasutavad Facebooki sisse logimiseks või reklaamide edastamiseks või kõik need keskkonnad, kus sul on see Facebooki nupuka enne logi sellega sisse või like, need olid kättesaamatud, see tegi sellise massilise nimeserverite päringute ülekoormuse maailmas, eks. Me isegi nägime Telias, kus praktiliselt mingi 3 korda või rohkem suurenes nimeserverite koormus meil. Lisaks kõne. Aga ometi pole on ju mingit põhjust arvata ikkagi, et see oli nagu nii-öelda pahatahtlik tegevus kelle poolt, vaid see oli ikkagi mingi näpukas või? See oli näpukas, mis õnneks Facebookile ei bändinud mingi intellektuaalse omandi vargusega, vaid pigem nad said siis, osad inimesed said väga rahulikult kohvi juua ja osad said hästi palju joosta, eks. Et aga jah, kuna Facebook võrdub paljudele ikkagi internet, et siis ka meie saime tegelikult kõnesid, et kas teil on netiga probleemid, et on selline suur monstrum, mida pool maailma kasutab ja hästi palju asju on sellega seotud. Sa saatsid veel ühe huvitava viite, mida võib-olla lõpetuseks ka mainida, kes muidu huvitab üldse turvateemadest ja tahab ennast kuris hoida, siis Katalin Kimpanu on üks selline ajakirjanik, kes on alati teab kõike esimesena, mulle tundub. Ja ma olen teda mitu aastat jälginud juba ka. Ja sa nägid ka, mida siis Katalin Kimpanu kirjutas, oli see, et
üks riik võeti põhimõtteliselt siis nagu riigi andmed lekkisid või sa vangutad pead? Vangutan, see on riigi tasemel kõige hullem asi üldse, mis juhtuda saab. Kogu sinu kodanike andmebaas varastatakse ära sellise infoga, kus kõikide isikutunnistusi on võimalik selle järgi kloonida. See oli Argentiina siis on ju? Jah, see oli Argentiina, kas see oli 47 miljonit elanikku, eks ju, kõik läks puhas huuk. Põhimõtteliselt oleks siis võimalik teha oma Argentiina kodanike register ja asutada uus Argentiina. Eestis oli samasugune olukord 90-ndate keskel, kui see kuulus Berli baas leviseks, et see oli ikkagi väga mitmekülgne teos ja nii palju ma aru saan, siis pärast seda otsustati, et see on üks ohtlik värk niimoodi andmebaasi ühes kohas hoida ja sündis XD. XD on tõesti hea, ütleme, et hea valik Eestil, et Argentiinas oleks olnud ilmselt ka hea valik, jah. Aga mind ikkagi alati paneb imestama, et kui me oleme ja kuidas me käime ja räägime sellest maailmas ja kui vähe meil on juhtunud Eestis või vähemasti kui vähe me teame, et on juhtunud. Mulle ei tundu need asjad korrelatsioonis olevat. Eks võib-olla paljust ei räägita, kui me räägime ettevõtete tasemel, eks ju, mis seal juhtub, et ütleme, riigi tasemel sa ikkagi pead rääkima või päris? Riigi tasemel sa pead rääkima, aga ütleme, meie telekomina töötleme kuskil nädalas, kuni meile sisse tulevad kuskil 1000 juhtumit teiste ISP-de käest või kliendid annavad teada, et keegi meie klientidest, kas on nakatunud või häkib neid ja nii edasi, et tegelikult seda on päris palju, et ja sellega me kõik tegeleme, et see näitab, et olukord ei ole nüüd kõige roosilisem. Aga roosiline ei ole ka see kahjuks, et meie saateaeg on tänaseks läbi saanud. Aitäh Aigarile tulemast, ma loodan, et kõik pärast tänast saadet lähevad vahetavad oma paroolid ära ja ei pane tagasi seda vana parooli, mis neil eriti need, kes Twitch'is striimivad. Just, sest muidu me teame teie paroole. Aga ei ole sellist asja, unustame nüüd kõik ära, et oktoober on küberturvalisuse kuu ja novembris sellest ei räägi, vaid tegelikult oleme selle teemaga kogu aeg hoiame kätt pulsil. Aitäh kõigile kuulajatele, Aigarile ja oleme tagasi eetrist nädala pärast. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.